Mis te arvate, kui ma ütlen, et Toyota CHR ja Porsche 911 on tegelikult vägagi sarnased autod? Nüüd te arvate tõesti, et Nice Luxury on täielikult aru kaotanud, et kuidas saab omavahel võrrelda mingit tavalist linnamaasturite ikoonilist sportautot ja mis neil ikka saab muud sarnast olla kui see, et mõlemal on 4 ratast, siis tegelikult mõelge, Porsche 911 on läbi ajaloo vägagi vähe, et see on muutunud oma disaini osas ja nii ka Toyota CHR, mis on olnud valikus juba 6 aastat, see on saanud endale nüüd teise facelifti, kuid mille disaini uuendused on vajavu märgatavad täpselt nagu ka siis sellel see Porsche 911-le. Ja nüüd ongi juba teine facelift saanud osaks siis sellele CHR-ile ja tahabki ta nüüd saada juba 3. külastuskorda Nice Luxury proovisõidu saatesse. No vaatame, mis siis siin uut on ja kas see autot tasub üldse enam osta või kaaluda. Nice Luxury proovisõit alustab taas. Nüüd on siis olemas tal LED adaptiivsed siis esituled ja samuti on olemas tal jalakäija tuvastussüsteem ja kõik need liiklusabisüsteemid on veelgi täiendanud ennast ja olemas tal nüüd siis ka GR Sport ja Style siis versioon. GR Sporti tähendab muidugi seda, et tal saaks nüüd mingit 5-liitrist mootorit ja mingit sportlikult vedrustust, küll aga tähendab see seda, et temale saab nüüd juurde siis ägedaid siis disainilahendusi ja kahevärvilist katust. Ja lisaks kõigele on olemas tal nüüd reaalajas uuenev siis liiklusinfo ja paremates varustusastmetes on olemas siis ka 3D navigatsioonikaardid ja JBL helisüsteem ja kui sul on Apple'i telefon, saad sa ilusti juhtmevabalt ühendada Apple CarPlay'd, aga kui sul on Android telefon, siis paraku on vaja juhet ja sees on olemas ka palju juhtnuppe, sest et see on ikkagi sisu pärineb aastast 2016 ja nupud on siia kenasti alles jäänud ja natukene seda lihtsalt uuendatud ja materjalid on ka üsnagi head seal ja ilusad siis ja tagaistmetel on paraku ruumi päris siis vähekene ja tõepoolest jalaruumi on seal eriti vähe ja ka pearuumi pole seal just kuigi palju ja klaustrofoobikutel võib seal taga koopas istudes vägagi raske olla, kui sõita näiteks Tallinnast Tartusse. Ja mootoritest olemas tal siis 1,8 liitrine hübriidmootor, millel 72 kilovatti ehk siis 98 hobujõudu ja mis võtab 5 liitrit 100-le või siis 2 liitrine hübriidmootor ehk 112 kilovatine ehk 152 hobujõuline ja see on siis olemas ka, võtab siis 5,5 liitrit 100-le. Ja paraku ka pagasruumi maht on tal konkurentides kõige väiksem, tal on 377 liitrit pagasruumi mahuks kõigest ja pole ta just tõesti kuigi praktiline auto ja olemas tal siis hind on tal siis ka, hind on tal kallimaks läinud kui RAV4 hind, mis tähendab, et ta nõuab enda eest peaaegu 27 000 eurot ja kui sa tahad endale GR Sport versiooni, siis pead sa leidma enda rahakotis 32 000 eurot ja kui sa tahad kõige kallimat CHR-i välja käristada, pead leidma siis lausa 35 000 eurot. Ja kui rääkida nüüd sellest CHR-ist, siis mõelda, et kui 2015 tuli tema ideeauto välja, tahtis väga rahvas, et see jääkski selliseks lennukaks ja Toyota ei pumpaks seda täis ja sellest ei saaks mingist täispuutavat taurist ja Toyota ütles muidugi teeme ta, jätamegi vahvaks ideeautoks ja jätti isegi nimi siis CHR alles ja tol ajal oli ta tõesti vägagi äge ja oma disainiga ajas täiesti ees, kuid paraku nüüd 6 aastat hiljem pole ta oma disainiga enam nii ajast ees ja ta pole ka nüüd nii kihvti disainiga autot, seda tulekski kogu aeg ainult peenliftida seda teemantit ja lihtsalt nagu kaljograafia pintsliga natukene üle käia ja tõepoolest oleks oodanud CHR-ist rohkemat, mitte ainult seda, mis ta oli kunagi ja mitte, et ta kuidagi särab oma kunagisest siis kuulsusest. Selline on aga Toyota CHR ja selline oli sellekordne